Tere tulemast Lõuna-Eestisse, tere tulemast Lõuna-Eesti küngaste metsade vahele. Me oleme erandkorrast tulnud Kodustüli võttemeeskonnaga Tallinnas natuke kaugemale, sellepärast nagu kuulete, mingi põrin käib siin. Siin antakse valu nii 4-rattalistele kui ka 2-rattastele ja jätta järgmine juba sealt läheb. Aga mille pärast? Muurime asja ja räägime teile ka. Tere Marek, jumal tänatud, panite aparaadid seisma ja muidu oleks saanud rääkida, aga mis asja te siin täristasid ümber ringratast? No, me korraldame siin oma koostööpartneritele koolituspäevi ja koolituspäevad siis ilmavad seda, et kõigepealt on teooria, räägime, mis sõidukid, mis on uudised ja siis laseme ka uute sõidukitega proovida, et müügimehed omaksid ka niisugust praktilist kogemust sõidukite kohta ja oskaksid neid siis vastavalt vajadustele inimestele soovitada. Ja põhi nii-öelda asukoht on teil ju Motobi seal Tartu külje all on ju, aga nüüd need, kes siin praegu olid? No, need olid neid Mehka kollektiiv ja seda Mehka kollektiivi jagub siin 2 päevaks ja siin oli äsja Veltmotocenter ja on tulemas ka kõik ülejäänud, kes meil on nii Saaremaal kui Rakveres, Rakvere varstad ja nii edasi, et kõik Eesti edasimüüjad ja ka Läti edasimüüjad ja ka mis puudutab mootorite poolt, siis ka Soome edasimüüjad, kõik käivad siit õue pealt läbi ja saavad sellise koolituspäeva. Tee mulle ka kiire koolitus selle koha pealt, et ma üritan nüüd televaatajad teie poolel olla, et lumi on tulemas tõenäoliselt, loodame, et tuleb on ju, siis ilmselgelt labidaga nagu ei tahaks seda lund lükata, siis mõistlik oleks ju midagi sellist endale koju soetada, kui sul on natukenegi maalappi. No jah, mida sina Marek soovitad? Et see on ju alati nii olnud, et nii kui lumi maha tuleb, et siis on saab välja minna lund lükkama ja siis tuled tuppa ära, et igine ja väsinud ja mõtled, et kuidas seda terve talve otsa nagu lihtsamalt teha. Et loogiline, ATV on üks esimesi asju, mis kohe pähe tuleb ja mis on niisugune kättesaadav ja mis on väga võimekas selle töö jaoks. Et olenevalt sellest, kas sul on siin oma aed või sul on siin võib-olla elad maapiirkonnas, kus riigimaanteeni on võib-olla natukene rohkem maad, siis ATV on kindlasti see, mis on kõige operatiivsem selle töö tegemiseks. Ega selles mõttes, et lisasi neil on ikkagi hulgi. Mina isiklikult juba isegi mingid käesoojandid, asjad, kõik olemas, ta on ikka high-tech värgid on need juba praegu. No ikka selles mõttes, et ja kui sa küsid lisavarustust või küsid seda, et mis nendega teha saab, et kõigepealt ATV tegelikult ei ole see sportsõiduk, mida me siin võib-olla sotsiaalmeediast näeme, vaid see ATV on tegelikult üks niisugune 4-veoline maastikusõiduk, millega saab teha siis kõike seda, mida inimesel vaja või kuhu niisuguse raskel maastikul vaja pääseda. Olgu see siis kas metsa või siis muruniitmist. Ta on niisugune kergesti opereeritav ja ta on kerge, mis siis ei sodi ka seda metsaalust või muruplatsi ära. Et siin näha, kui pool päeva või õigemini see on juba teine päev sisuliselt koolitust siin, siis tegelikult muruplatsid on ju täitsa korras, arvestades sellega, mis hooga siin sõidetakse. Räägi sellest CF-motost natuke lähemalt veel selle kohta, et kui ma nüüd soetan selle, et mismoodi see hooldus käib, garantii asjad ja siis mis on need ka mootori vahemikud, mida sa nagu soovitaksid? No, kõigepealt on see, et CF-motol on hästi palju või hästi suur mudelivalik, et hakkame, kui ATV-dest räägime, siis hakkame pihta 400 kuubikut, 500 kuubikut, 600 kuubikut, 800 kuubikut ja 1000 kuubikut. Sealt sellest segmendist juba leiab endale siis selle, mis sul vaja on. Et mida võimsamaks, seda võimekamaks ja seda suuremaid lisasid ja kas või roomikuid sinna on võimalik panna ja sellega saab siis kuskil suures sügavas lumes või metsas opereerida. Aga lisade valik alates lumesahast, kaitseraudadest, pakiraami kõrgendustest, kes ütleb, et relvahoidjad või siis tegelikult labidahoidjad, mahukad pakiraamid või pakiraamikohvrid. Lõpetades igasuguste taagistega, siis taagiste valik on ka seinast seina, et on 1-teljelised, 2-teljelised, mis on spetsiaalselt palgiveoks mõeldud, mis on niisama mahukad või mulla või kergmaterjali veoks, et seda valikut on tõesti palju. Aga mis aparaat see nüüd siis on siis? UTV ehk farmeri sõiduk, õigemini ta on sisuliselt ATV klassis, ainult selle vahega, et sa ei pea sealt siis üle ronima, vaid sa istud rooli taha, ehk siis see on kergesti sisse, kergesti välja ja lihtsustab jällegi niisugune maastikul toimetamist. Mis selle suur vahe nagu suurte maasturitega, ostan mingi vanema maasturi, saan ka ala niisuguse asju teha. Esimene vahe on kaaluvahe, teine vahe on see, et ta kasutab madalsurverehve. See tähendab seda, et ta sõidab muru peal või ilma selleta, et ta niisuguseid suuri raskeid jälgi teeks. Et kui keskmine maastur kaalub 2,5 tonni, siis see on niisugune 600-650 kilo. See on suur vahe.
samas väga operatiivne suur kast on ju, kuhu saad panna erinevat tööriistu, sa saad panna siia haagise järgi, saad loomadele vedada heinapalle, ma ei tea, mida iganes, et see on nagu jällegi next level või see teema edasi. Eks tegelikult juttu jätkus siin veel pikemalt Marekuga, aga siis märksõna CF Moto ja Moto Hobby. Sealt leiab endale siis truu kaaslase, 4-rattalise või siis kui tahate kas või 2-rattalise sikli, selles mõttes, et lihtsalt hüppake läbi ja valige välja. Jah, meie koostööpartnerid üle Eesti on igas Eesti suuremas linnas ja nad on koolitatud ja teavad hästi, mis nendega teha.